Austatud Vabariigi President, lugupeetud kärajatel osalejad. Täna on see huvitav päev, kus võib-olla teemade ring, millest juttu hakkab olema traditsioonilistel Vabariigi Presidendi kärajatel, on elu ise peale surunud, heas mõttes. Ja selle tunnustuseks olgu ka see, et siin on päris palju inimesi saali kogunenud, peaaegu kõik kohad siin natukene külje peal veel on, aga peaaegu kõik kohad on täis. Ja ma usun, et väga paljud need, kes täna siia saali ei saanud tulla, nendel lisaks on ja nendele lisaks ka paljud teised saavad tänasest üritusest osa ka internetis Vabariigi Presidendi kodulehel toimuva otseülekande kaudu. Minu nimi on Raivo Vare, ma olen Vabariigi Presidendi mõttekoja ja koostöökogu nõukogu liige ja mul on see austav ülesanne täna modereerimisega pisut kaasa aidata selle ürituse õnnestumisele. Mul on teile paar rakenduslikku teadet. Esiteks oleks mul palve, et te lülitaksite oma telefonid vähemalt vaiksele režiimile ja kohe kindlasti teeksite seda kohe praegu. Ja teiseks oleks mul selline ka soov ja soovitus ja moderaatorina vajadusel ka rakendan mulle antud õigust seda soovi nii-öelda teostada, on need 2 mikrofoni, mida te näete saalis, kui meil tuleb arutelu pärast kõnesid ja sõnavõtte, siis igal ühel saalist on võimalus ka omalt poolt esitada küsimusi, vajadusel ka vürtsitades oma arvamusega, kuid kindlasti ja ma väga tungivalt palun teid jääda 2 minuti limiidi piiresse, arvestades, et tempo on meil täna päris kõrge. Nii et kui te seda ei tee, siis andke andeks, palun teilt ette vabandust, aga siis ma olen sunnitud katkestama teie sõnavõttu. Ja nüüd mul oleks suur au paluda Eesti Vabariigi presidenti Toomas Hendrik Ilvest siia meie ette kõnepidamiseks. Palun. Suur aitäh, Raivo. Head sõbrad, kallid kolleegid, daamid ja härrad. Ma kutsusin teid täna koos Mõttekoja ja Eesti koostöökoguga rääkima sellest, mida peaksid kõik Eesti kodanikud, valitsus ja parlament ühiselt ette võtma, et jõuaksime oma riiki ülal pidada ka 20 ja 30 aasta pärast, siis kui töökäsi eeldatavasti vähem ja ülal peetavaid rohkem. See tähtis teema ei kao kuhugi, ometi alustan muust. Sest meil võib ju piltlikult öeldes olla hästi ehitatud ja ressursisäästlik maja heas asukohas, bussipeatus ja pangaautomaat üle tee, kauplus, kool ja töö 3 minuti jalgratta sõidu kauguses. Ent kui majas pole õhku, siis seal kopitab või miski koguni haiseb, siis me seal elada ei taha. Ehk, et kui räägime riigimasinast, selle poltidest ja mutritest ning rahast kui määrdeainest, mis seal masinal tõhusalt ja tõrkumata töötale laseb, siis sel masinal on lisaks kõigile muule ka hing. Nagu me klassikute ütlustest hästi peaksime teadma, ka hinge eest tuleb hoolt kanda, ka riigi ja rahva hinge eest. See, mille tunnistajaks oleme viimase poolaasta, tegelikult pea viimase 10 vältel olnud, ongi see, et oleme oma riigi hinge kuidagi unarusse jätnud. Oleme vist mõtelnud, et see demokraatia teostamise protsess, mille meie põhiseaduse isad ja emad 20 aastat tagasi paika panid, on igavesti valmis või siis vähemasti nii püha asi, et seda saab muuta vaid viimases hädas. Ma ei arva, et me oleksime praegu viimases hädas,
Aga see paistab küll kindel olevat, et põhjalik revisjon ei teeks me valimiskorrale ja parteide toimimise mehhanismile üldsegi halba. Maailm muutub, meie nõudmised ja vajadused muutuvad ka. Vabaduse ja demokraatia tervisega Eestis tuleb tegeleda ka juhul, kui ühiskonna fookus on mujal. Olgu siis arstide palkadel, hinnatõusul või euroala kriisil. Raha ja selle hulk on me kõigi elus küll tähtis, ent mitte see ei defineeri meie edasist hakkama saamist riigi ja ühiskonnana. Kaido Kama, keda mul on hea meel näha siin, tabas mõni aeg tagasi ühes teleintervjuus naelapead. Kui ütles, siis see tähendab 20 aastat tagasi, ei läinud inimesed poliitikasse, inimesed läksid riiki ehitama. Nad tegid seda südamesunnil, missioonitundest. Neid kandsid aated ja ideaalid, neid innustas tohutus soov taastada oma riiki. Neid kannustas kõik see, mille tegemisest hoiti Eesti rahvast pool sajandit väevõimuga eemal. Eesti riiki hakkasid ehitama me parimad mehed ja naised, sageli ka poisid ja tüdrukud. Ja see teebki meist paljude suhte oma riiki teistsuguseks kui mujal. Pea kõik Eesti elanikud, kel vanust 35 aastat ja enam, on olnud me oma riigi vabaduse ja demokraatia sünni juures, selle loojad ja esimesed ehitajad. See on olnud meie õnn, see teeb meist asjaosalised. Aga see paneb ka kohustuse vastutada selle eest, et keegi midagi ära ei rikuks. Ja me väljendame põhjusega muret ja rahulolematust, kui keegi hakkab seda rikkuma, meilt meie riiki ära võtma. Ma arvan, et see osaduse tunne on meile ainulaadne. Vähe usutav, et niinimetet vanades demokraatiates tunnetaksid kodanikud sedavõrd tugevalt, et riik ongi sõna otseses mõttes nende endi käte ja mõttetöö vili. Eesti riigi taastamise ja oma kätega tegemise magustunne tiivustas ette võtma asju, mis välja kujunenud demokraatiates ja bürokraatiates takerduvad poliitiliste kalkulatsioonide, isiklike ambitsioonide ja rivaalitsemise võrku. Hüved, huvid, palk ja õigused, neile mõeldi Eestis alul päris vähe. See tuli veidi hiljem koos valusate otsuste, valikute ja vastandustega. Siis, kui hakkas selgeks saama, et oma riik ei tee kõiki, ei kohe ega kiiresti, ei rikkaks ega õnnelikuks, see sai selgeks siis, kui ühiste suurte sihtide asemele tulid väiksemad eesmärgid. Ja viska siis, kui hakkas tunduma, et kurat, jalad põhjas, ehk siis, et oma riik on olemas ja pöördumatult tagasi. Aga koos sellega sai selgeks ka see, mis meid nendest küpsetest demokraatiatest tegelikult eristub. Poliitiline kultuur, kokkuleppemise kunst, äratundmine, et demokraatia põhiline sisu on enamuse võim vähemuste kaitseks, et Eesti ellujäämise ja arengu ainus võimalus on olla avatud ja hoolida kõigist, kes Eestis elavad ning neis, kes tahavad siia tulla. Sellega, mu head sõbrad, on kokku puutunud need Eesti noored, kes on saanud õppida Euroopa teiste riikide ülikoolides. Sellega on kokku puutunud kõik need, kes on mujal karjääri teinud või koguni mujal sündinud ning soovivad nüüd Eestisse tagasi tulla. Neil enamuses ei ole Eesti riigi taastamise vahetut kogemust, aga see-eest on neil teadmine, kuidas võiksid asjad ühes normaalses, toimivas demokraatlikus riigis käia. Mul on hea meel, et kuuleme ka Eestis nende häält üha selgemini. Ja olen mures, et seda häält liiga vähe kuulatakse ning selle toel oma väljakujunenud käitumist muudetakse. Nad ei nõustu paljude asjadega, mis on siin 20 aastaga välja kujunenud. Nad näevad, et suure pildi asemel on väiksem ja selgete raamidega kaader. Kõik, mis ähvardab seda kuidagi ähmastada või hoidku Jumal isegi lõhkuda, tekitab siin liiga palju hirmu, vastuseisu,
tõrjumist ja endasse sulgumist. Ja koos hirmuga ja psühholoogiliselt põhjendatud ellujäämisinstinktiga kahaneb ka tahe midagi korda saata, midagi teistmoodi ja huvitavalt teha või riskida. Meil on tekkinud muutuste hirm. Me peame sellest üle saama ja oma riigi heade omanikena töötama selle nimel, et me riik edeneks ja rahva elujärg paraneks. Selle nimel, et siin oleks võimalikult paljudel võimalikult hea elada. Ja sõbrad, ma tõmbaksin siia nüüd mõttelise joone vahele ja lähen edasi teemaga, mida tuleb kõigi meie praeguste probleemide, küsimuste, kiuste samuti arutada. Meil pole vist muud valikut, kui vaadata ausalt otsa nendele asjadele, milleks me võimelised oleme ja milleks me pole. Peame seda tegema ühe kindla ja selge eesmärgiga, et siin meie oma Eesti riigis oleks võimalik elada ja hästi hakkama saada ka 30 aasta pärast. On asju, mida me teeme enesehaletsemise kiuste erakordselt hästi. Ma poleks eales uskunud ega unistanud, et näiteks Euroopa Liit ja USA võtavad meie IT-asju ja e-valitsemist nii tõsiselt. Kas tarkusest või pigem kasinusest tingituna oleme mõned suured süsteemid üles ehitanud nii, et võrreldes paljude teiste arenenud riikidega kulutame ja sageli õnneks ka raiskame oluliselt vähem raha ja aega. Me oleme riigikaitse valdkonnas juba leidnud loovaid lahendusi NATO-s. Me teeme seal asju, mis on mõistlikud, meie oskuste ja ressursside poolest jõukohased, aga teiste asjadega, näiteks õhuturbega, me ei tegele. Võrdluseks toon näiteks Kreeka. Kui võtaks aluseks elaniku arvu, siis peaks Eestil olema 50 hävitajaga lennuvägi. Aga igas valdkonnas selline tööjaotus ja jagamine ei tööta. Kas me haiglate süsteem on optimaalne? Kas me haldusjaotus ja kohaliku elu korraldus on parim ja kestlik viis pakkuda teenuseid oma kodanikele? Kas me komme võtta üle teiste ja meist palju suuremate riikide elukorralduse mudeleid on ikka tark ja kestlik valik? Või võiksime panustada oma võimele mõelda just meile sobivatele ja kõige optimaalsematele võimalustele? Mida me peaksime teistmoodi tegema, et Eesti ei muutuks rahvuspargiks, nagu üks kunagine pankur soovitas? Või kas me peaksime hoopis alla andma, käsitlema seda paratamatusena ja tegema kõik, et see oleks võimalikult valutu? Need ja paljud teised küsimused on sellised, mida me peame arutama. Selleks ongi käärajad mõeldud, et Eestis oleks diskussioon, avalik ja julge, et arutataks erinevaid arenguid, stsenaariume, mitte aga ei pandaks ära. Aga meil muud võimalusi tegelikult eriti ei ole, sest kehtiv rahvastikuprognoos meile midagi helget ei õnnusta. Riigikontrolli hinnangul on töökäsi 2030. aastal umbes 100 000 võrra vähem kui praegu. Iga tööl käiva inimese ehk maksumaksja kohta tuleb üks ülalpeetav ehk siis noor, vana või haige. Pensioniiga on muidugi võimalik tõsta ja töökäte hulka sel viisil stabiilsena hoida. Ent sisu on sel vaid juhul, kui eakad püsivad tervete ja tegusatena ning kui eakaile on pakkuda oskuste ja võimete kohast tööd. Ükski tõsiselt võetav statistik ja majandusteadlane ei tee prognoosi enamaks kui 3–5 aastaks. Me võime ennustada olemasolevatest arvudest, mis saab olema demograafiliselt, aga kuidas see läheb, me ei saa ennustada. Seda enam praeguses olukorras, kus kriisi käekäik nii euroalas kui kaugemal on veel ebaselge. Ometi saame puhtmatemaatiliselt väita, et kui tööturult kaob 3% töökäsi ja see on prognoositav aastane kadu Eestis, siis tuleb praeguse heaolu taseme säilitamiseks alles jäänutel töötada 3% tõhusamalt. See paraku puudutab tulude poolt.
Kulude pool aga ülalpeetavate arvu kasvu puhul suureneb, mistõttu tuleb puudujääk korvata veelgi suurema efektiivsuse, maksukoormuse tõusu, laenamise või kulude kokkuhoiuga. Kui me ettevõtete puhul kujutame päris hästi ette, kuidas 3% efektiivsuse kasv välja võiks näha, siis tegelikult peab samasuguse ülesandega pidevalt hakkama saama ka riik. Arutlegeme siis nende võimaluste üle, kuidas elukvaliteeti halvendamata oma riiki tõhusamalt ülal pidada. Muud valikut meil tegelikult ja paraku ei ole. Neid muutusi vajame lähematel aastatel ja mul on väga hea meel, et Eesti Koostöökogu on lubanud lähematel aastatel sellele tööle pühenduda ning oma ettepanekutega välja tulla. Ja mu daamid ja härrad, lõpetuseks veel üks asi. Ja mõnes mõttes ma kordan asja, mida ma ütlesin eile. Kui me tahame, et me ühiskonna ja riigina edeneksime, ja me vist tahame seda, siis ei pääse me ka teatud kokkulepetest stiili osas. Ma väidan, et väikese, veidi enam kui 1 miljonilise rahvana on meie ajude pink liiga lühike, et lubada teatud destruktiivset käitumist, mis suuremates riikides pole eriti probleemiks. Kui sa ütled USA-s, Saksamaal, aga võib-olla enam mitte meist 5 korda suuremas Soomes, et keegi on täielik idioot või mingi muu termin, mida me oleme harjunud lugema, kuulama viimasel ajal, siis see kestvat probleemi ei teki nendes riikides, sest nad on nii suured. Seal, kuigi ma võin öelda, et kui vaadata, mis on toimunud USA kongressis, kus on siis 435 pluss 100 esindajat ja need suhted seal on juba täiesti sassis jälle selle väiksuse tõttu. Aga meil tekitab selline keelepruuk ja kõik muu kuhjaga probleeme. Ehk nagu olen varemgi öelnud, poole Kopenhaageni linna suurune riik saab hakkama, aga peame aeg-ajalt mõtlema, mida me suudame ja mida mitte. Kui suurt saatkonnavõrku vajab pool Kopenhaagenit? Kas Taani pealinnal on ehk oma kaitsevägi ja piirivalve? Meil on. Me võime unistada Eesti enda kosmoseraketist, aatomallvelaevast või olümpiamängude korraldamisest, aga me anname endale aru, et see on võimatu. Sama kehtib meie käitumises teistega. Me võime arvata, et me saame üksteist sõimata, nagu tehakse parteistunud raadio- ja telesaadetes, näiteks Fox TV-s USA-s, aga me unustame, et seal ei pea sa kunagi istuma koos sõimatavaga sama laua taga, sest su enda laps käib sõimatava lapsega samas lasteaias või koolis. See lihtsalt on meie suuruse või väiksuse tulemus, et me paratamatult peame koos olema teistes kontekstis ja teistes kontekstidest inimestega, kellele me oleme kunagi halvasti öelnud, halvasti kirjutanud ja see raskendab meie olukorda, sest need okkad, mis jäävad inimestele hinge pärast niisugust sõimu, mida me oleme võib-olla mitukümmend aastat siin näinud, aga eriti viimasel ajal takistab tulevikus koostööd, kui me tahame edasi minna. Angela Merkel andis Vladimir Putinile läinud nädalal nõu. Nimelt solvus president Putin, kui Merkel tõstatas Pussy Rioti teema. Ja Merkel ütles nii, kui ma iga kord solvuks, kui keegi minu kohta halvasti ütleb, ei peaks ma kantsleri ametis 3 päevagi vastu. Ehk siis poliitik vajab paksu nahka. Aga ma ei tea, palju see kehtib Eestis. Ma ei tea, kui hea see paks nahk ikkagi on. Just samadel põhjustel ka, et Angela Merkel ei käi või ei pea istuma mõne inimesega koos kuskil lasteaia vanematega. Ja teine pool on ka selles, et kas paksunahaline mõistab
enam luuletusi, kas ta suudab esseed kirjutada või isegi lugeda artiklit, mille sisu on küll mõistlik, ent seisukohad sinu omadega võrreldes erinevad. Mõned viimase aja mõttevahetused Eestis on lubanud ka meie demokraatiale lisada epiteete. Mõne meelest on meil tumm demokraatia, mõne teise meelest sõimlev ja karjuv. Mina ise eelistan arutlevat demokraatiat, kus tõsiseid asju arutatakse omavahel nii, et ei langeta turusõimu tasemele. Ma ei ole enam 100% kindel, et see Eestis on võimalik. Siin tahaksin väga eksida. Eks tänane diskussioon pakkus sellele empiirilist tõestust. Ma tänan teid.